48-aastane Vene ärimees Ivan Antševski juhtis väga tõhusat ettevõtmist nimega Melitech Euroopa. Sellel ettevõttel olid arvud nii Eestis, Venemaal, Kasahstanis ja Šveitsis. Ettevõttel läks hästi, selle müügitulu oli 2023. aastal 11 miljoni euro juures. Tema tegevus sattus luubi alla, kui Narva piiripunktis avastati mullu veebruaris tollikaupa kontrollides seade, mida kasutatakse resonantskatsetusteks, sealhulgas sõjatööstuses. Käesoleval juhul oli Venemaal asutatud Melitech firma poolt loodud nii Eestisse, aga ka teistesse riikidesse tütarettevõtteid, mida kasutati aastate vältel Šveitsist Venemaale kõrgresonantskatsemasinate tarnimiseks. Ja need masinad on väga spetsiifilised ja nende abil on võimalik katsetada nii lennunduses kui ka kosmosetööstuses vajalikke detaile ja elemente. Ja süüdis oligi esmalt sanktsioonide rikkumises, milles kohus mõistis nii juhi Antševski kui ka juriidilise isiku ehk Melitech Europe'i osaühingu süüdi, kui ka keelatud strateegilise kauba tarnimises. Viimases süüdistuses keelatud kauba tarnimises mõistis kohus Antševski see õigeks, kuna need seadmed oma iseloomult ei vasta vibratsiooni katsetamise süsteemidele. Põhimõtteliselt toimus skeem suhteliselt tavalistel alustel. Šveits, Eesti, Kasahstan ja Venemaa. Sanktsioonidest mööda hiilimisel on see väga levinud teekond. See oli muuhulgas üks skeemi osa, et selmet Šveitsi otse Venemaal tarnida kasutati vahekehasid, muuhulgas ka Eesti vahekehasid, aga ka Ungari, Kasahstani, Araabia Ühendemiraatide vahekehasid. Aga lõppeesmärk oli see, et need katsemasinad jõuaksid Venemaale ja jõuaksid Vene sõjamasina kasutusse. Üks oluline dokumentaalne tõend oli kohtus see, kuna Antševskis omas võimalust allkirjastada dokumente Eesti ID-keskkonnas, siis just need olid kinnituseks, et tema oli selle kõige taga. No sanktsioonid on selleks, et sanktsioone täita, kahjuks ikkagi üritatakse kogu maailmas nendest mööda hiilida ja tekitada olukorda, kus on võimalik ikkagi Venemaaga mingisuguseid kaubandussuhteid arendada. Üks selline näide just siin praegu Harju maakohtus sai täna otsuse. Antševskise kaitse peab juba suureks võiduks seda, et süüdimõistev paragrahv muutus ja isiku reaalseks karistuseks jäi 3,5 aastat vangistust. Tõsi on see, et ettevõtet karistati 3 miljoni euro suuruse trahviga. Loomulikult on minu klient rahul otsusega, et kuna selles raskemas paragrahvis oli ta ikkagi õigeks mõistatud, sest see, millest ta õigeks mõistati, oli selle karistus on kuni 12 aastat vangistus, siis see paragrahv, millest ta süüdi mõistati, on maksimaalne karistus ainult 5 aastat. Ja kohtu otsus järgi talle mõistati 3 aastat 6 kuud vangistust, eks. Et hetkel ei ole veel kindlat seisukohta selles osas, et kas minu kaitsealune soovib edasi kaevata selle otsuse. See, mis puudutab sanktsiooni kuriteost üle keskmise karistust, et sellega kindlasti on põhjust rahule jääda. Küsimus on, kas juriidilise isikule mõistetud karistuse määr, ehk see 3 miljonit eurot on piisav, aga jällegi, et kohtud tervikteksti ei ole veel lugenud.